Teie mänguks on film noir, te teete film noiri stiilis sellist sünget, tumedat detektiivi filmi stiilis stseeni. Ma arvan, et te saate hakkama küll sellega. Ja neile inspiratsiooniks võtame mingisuguse asukoha, kus tänapäeva noored tihti aega veedavad. Piimabaar. Piimabaar, jaa. Te olete piimabaaris leiab see stseen aset. Loeme kolmest alla ja siis läheb äkki muusika käima, vaatame. 3, 2, 1, 10. Olen pidanud rinda pistma pikalt laktoosi talumatusega. Ma olen otsinud neid piiskasi, mis viiksid mind allikasse. Ma seisan praegu seal, kus kõik alguse sai ja vaatan, kuidas minu vana rivaal Saskia pulli rõõmustab. Ilus päev koledateks tegudeks, Saskia. Madis. Tundub, et kolhoosi üle Madis on taas võitnud. Huvitav, et ma pidin taaskord talli vahetama, et pulliga põgeneda. Pulliga korralikult pulli teha. Ma ei saa aru, mis pistmist on pullil ja laktoosil, aga ma selgitan seda välja. Madis, mis pulli sa teed? Kus kõik meie lehmad on? Saskia mängib minuga nagu ta mängib kroketit. Siis, kui sul pole aimugi, kuidas see mäng käib. Ma ei ole loll ja ma tean küll, kus piim tuleb. Ja lehmad on viimane koht, kuhu ma vaatan. Ma olen terve elu joonud ühte väga venivalt piima. Ja see tekitab mul kõhuvalu. Ma ei tea, kas mina olen rõve või see on mu mõttemaailm, aga ma tahan, et sa teed midagi minu kõhuvalu vastu. Madise pea oli sama tühi kui laud teile õhtul, kui ma selle kinni panin. See oli nii tühi. See polnud kedagi. Madis laudas ei suhtletata. Siga. Saskia mängib alati seda mängu arva ära kopp, kes on ukse taga. Mina seda mängu ei oska. Aga siga ma kindlasti pole. Rõh. Kes küsib? Ma olin Madise milkshake'i peale kirjutanud Selver, sest ta arvab, et piim tuleb Selverist. Ta piim oligi valmis saamas. Kukkeriki. Mul ei jõunud iialgi minu ema sõnad. My milkshake brings all the boys in the yard.